2025. aastat võiks kirjeldada kui sellist sisepoliitiliste tülide aastat. Välismaailmas leidsid mitmed riigid endale uue valitsuse, uue riigipea ja teised otsisid sõja ajal rahu. Sõda Ukrainas nõudis ka 2025. aastal palju ohvreid. Pommitamised, pealetungid maalt ja õhust. Rindetandril on olukord jätkuvalt kuum. Vladimir Putin keeldus nõustumast 30-päevase relvarahuga, mis oleks võinud kehtima hakata juba maikuus. Ka Ukraina presidendiga omavahel rääkimas keeldus Vladimir Putin sel aastal järjekindlalt. Siinkohal tõigi ennast suure ülla vahendajana mängu Donald Trump. Nothing's going to happen until Putin and I get together, okay? And obviously he wasn't going to go. He was going to go, but he thought I was going to go. He wasn't going if I wasn't there. And I don't believe anything's going to happen, whether you like it or not, until he and I get together. Ukraina president Volodymyr Zelenski väisas sel aastal mitmel korral Türgit, et tuua rahu Ukrainasse. Läbirääkimised olid aga pehmelt öeldes keerulised. Я думаю, це достатньо буде бесіда предметна. Може довго, може не дуже довго. Подивимось, у мене хороші відносини з президентом Туреччини. Будемо говорити, маємо якісь позиції і сигнали від Сполучених Штатів. Vladimir Putin ja Donald Trump on mitmelgi korral ilma Ukrainat asju ajanud. Volodymyr Zelenskile see otse loomulikult ei meeldi. Novembrikuus lekkis avalikkuse ette ka 28-punktilise rahuplaani mustand. Praeguses hetkeolukorras rindel nagu sellist kapitulatsiooni Ukraina kindlasti vastu võtma ei pea ja ei võtagi. No selles ei ole põhjust kahelda. Ma arvan, seda saadakse ka USA's aru ja ma arvan, et ega see need 28 punkti, mida me siin peame rahuplaaniks, et mis lekkisid, et ma arvan, et ega see polegi see dokument, mida USA üldse nagu ka ise rahuplaaniks peab, et sealt on vahepeal nagu väga palju edasi mindud ja ka sellega töötakse jätkuvalt edasi. Euroopa liidrid on välja astunud selle eest, et parandada esialgse ettepaneku tingimusi. Seal olid murekohtadeks näiteks Kiievi relvajõudude koosseisu piiramine, territooriumi jagamine ja Ukraina NATO alliansiga liitumise tõkestamine. Lisaks ei olnud piisavalt mainitud, kuidas USA ja tema Euroopa liitlased heidutaks Venemaad Ukrainat tulevikus ründamast. Rahuläbirääkimised jäävad 2025. aasta märksõnaks Ukraina sõjaga seonduvalt. Ukraina president ei kavatse alla anda. Siin ilmselt ei saa olema lõpplahendusi kohe. Seepärast ma usun, et siin ka nendel läbirääkimistel see tark moment oleks sellised pikaajalisemad küsimused, mis puudutavad territooriumi, seada praegu kaugemaks eesmärgiks ja visiooniks lahendada ära praegu sellised pakilised küsimused, mis puudutavad Ukraina õigust enesekaitsele, mis tähendab siis tema ikkagi tugevat relvastumist. 2025. aasta jäi üle Euroopa silma sellega, et pinged erinevate riikide sisepoliitikas on tõusutrendis. Samuti toimusid nii mõneski riigis uue valitsuse valimised. Veebruaris vaatas kogu Euroopa Saksamaa suunas, kus valiti riigile uus kantsler. Võitlus endise liiduvabariigi kantsler Olaf Scholz ja Friedrich Merzi vahel oli tuline. Pärast pikaaegset Angela Merkeli ametiaega näitas Saksamaa, et soovib uut suunda ning andis võimu sotsiaaldemokraat Olaf Scholzi kätte. Sotsiaaldemokraatide võidukäik jäi aga lühikeseks, sest Kristlik-demokraatlik liit eesotsas Friedrich Merziga saavutas tänavustel valimistel häälte enamuse. Ja kuigi valijate hääled olid antud, siis parlamendis kantsleri valimisel ei saanudki Merz koheselt piisavalt hääli. Peinlich. Sehr peinlich für ihn, denke ich mal. Wenn seinen eigenen Laden nicht im Griff hat, muss sich vielleicht Gedanken machen. Oder wir brauchen eine Alternative. Nicht die für Deutschland. The fact that Friedrich Merz was not elected as chancellor in the first round is an event which never happened in Germany. And I think this has heavily consequences on the whole term. The biggest problem since the beginning was that the possible new government is lacking of trust. Valitsuse usaldusküsimuse ja rahva rahulolematusega tuligi lõpuks ametisse hääletatud Friedrich Merzilt terve aasta vältel tegeleda. 8. oktoobril toimusid Gruusias ajaloolised üldvalimised, sest küsimus oli Kreml või Euroopa. Valimised võitis enamikus omavalitsustes venemeelne partei Gruusia Unistus. Selle peale kogunesid inimesed parlamendi ette meelt avaldama. Sel aastal süvenes kriis Prantsusmaa valitsuses veelgi. Septembri algul oli asi nii kaugel, et sealne valitsus kukkus usaldushääletuse järel kokku. Enne hääletus toimus parlamendis ka tuline debatt.
Parempopulistide liider Marine Le Pen kutsus Macroni üles kuulutama välja erakorralised parlamendivalimised. See kriis ei ole kuhugi kadunud ja see muudkui läheb edasi sellepärast, et eelarvet ei ole veel kokku pandud, kuigi paistab, et on tekkinud juba selline väike väsimus peaministrite vahetusest. Kukutatud peaminister François Bayrou valitsus moodustati alles eelmise aasta detsembris pärast tema eelkäija Michel Barnieri veelgi lühemaajalise valitsuse enneaegset kokkuvarisemist. Valitsuse ebaõnnesaaga aga jätkus. Uus peaminister pidas ametis vastu vaid kuu, siis pani ka tema selle ameti maha. Järgmisena võttis ameti kanda Sébastien Lecornu. Prantsusmaa praegu elabki ühest sellisest kriisist teiseni, ühest streigist teiseni ja ilmselt siis selline revolutsiooniline meeleolu, mis on viimased 200 aastat see on olnud, jätkub praegu. – 2025. aasta jäi Gaza sektoris meelde kui suure humanitaarkriisi, aga ka relvarahu aasta. Gaza piirkonnas on hetkel tekkinud teatud määral seisak ja tardumine. Kuigi paberil on vaherahu kirjas, aktiivne sõjategevus ja purustamine on lõppenud, ei ole olukord aga palju paremaks läinud. Endiselt kontrollib Hamas poolt Gaza sektorist. Lahenduse juurde me pole väga palju lähemale jõudnud. Nüüd ongi küsimus, et kuidas me edasi lähme. Iisraeli praegune valitsus, Netanyahu oma, kes on veel aasta postil kindlasti sellise 2 riigi lahendusega mitte kunagi ei nõustu, seepärast tuleb oodata ka mingisugust poliitilist muutust Iisraeli enda lähenemises ja seni, kuni seda pole toimunud, ei ole ka mingit lahendust näha praegu selle Palestiina ja Gaza olukorra enda lahenemisele. Selle aasta jaanuaris algas Donald Trumpi teine valitsusaeg USA presidendina, kes alustas hoobilt kaubandussõda oma naabrite Kanada ja Mehhikoga ning paistis silma karmi migratsioonipoliitikaga. Kuidas siis Donald Trump oma uues ametiajas hakkama on saanud? Seda sõltub sellest, kas sa küsid seda hommikul, päeval või õhtul. Väga suures plaanis, kui võtta siis ütleme see tema määratlus, mis ta alguses seadis, et Ameerika eelkõige ja Ameerika huvid. See liin on olnud üpris järjepidev, kõik need sammud, mis võivad näha esmapilgul heitlikult, on tegelikult teeninud seda sama ühte eesmärki. Trumpi eesmärgiks on olnud teha Ameerika võimsaks ning seda eesmärki järgis ta ka mõtlemata tagajärgedele. Aastat jäävad meenutama tema tüli Elon Muskiga, USA asepresident J.D. Vance'i kõne Münchenis, mis panid kahtlema, kui palju USA ja Euroopa enam ühiseid väärtusi jagavad. Takkaotsa teatas asepresident Vance, et Zelenski pole näidanud üles piisavalt tänulikkust USA vastu. Tormilised ajad USA's ei vaibunud ja nii käis Donald Trumpil lisaks võitlus selle ümber, kas seksuaalkurjategija Jeffrey Epsteini toimikud peaks avalikustama. Õhus oli ju ka presidendi enda seos Epsteiniga. Toimikud siiski lõpuks avalikustati. Ühtsuse küsimusega tuli tegeleda ka Euroopal endal, sest nii Euroopa Parlamendis kui ka komisjonis on inimestel tallaalused kuumad ning tülid kerged tulema. Jah, ma julgen küll öelda, et kuigi parlament on nüüd töötanud aasta, siis tänaseks ei ole välja kujunenud nii tugevat Euroopa-meelset jõudu erinevatest fraktsioonidest nagu eelmise koosseisu ajal. Ja nii toimuski sel aastal miskit, mida ei olnud juba üle 10 aasta juhtunud. Euroopa Komisjoni eesotsas Ursula von der Leyeniga umbusaldati ning seda suisa mitmel korral. Viimaste aastate ajaloo kõige kiirem ja kallim rööv toimus sel aastal Prantsusmaal Louvre muuseumis. Vaid 7 minutiga rööviti 94 miljoni euro väärtuses keiserlikke ehteid. Prantsusmaa oli šokis, politsei otsis 4 maskides meest. Kõik viitas sellele, et kurjategijatel oli suureks abiks vastutavate töötajate hooletus ning nõrgad turvameetmed. Seda tuli ka muuseumi juhil endal tunnistada. 2 kahtlusalust peeti veidi hiljem kinni. Valge suits pühakoja katusel andis märku sellest, et uus paavst on valitud. USA'st pärit kardinal Robert Prevost on uus paavst Leo 14, kes rahva ette astus. La pace sia con tutti voi! Paavst suudeti valida vaid 2 päevaga. Paavsti sõnul peab katolik kirik olema seotud tänapäeva maailmaga ja püüdlema rahu ja võrdsuse poole.